Nii, et siis jada ja rööpühendus ja vastavalt needsamad ülesanded. Väikene meeldetuletus, et jadaühendus on siis, kui on kõik takistid tarbijad ühendatud jadamisi üksteise taga, meil on üks liin, need on kõik otse üksteisega järjest ühendatud. Meil ei ole kuskilt voolu hargnemist ega midagi. Sellisel juhul on meil voolud võrdsed, sest et seda võib järeldada läbi laengu jäävuse seadust. Et nii palju siia sisse laeng läheb, täpselt sama palju peab välja minema, et ega vahepeal laeng kuskilt ära ei kao. Eks, et siis me võime öelda, et siis jadaühenduse puhul meil on voolud võrdsed, pingentaga liituvad. Kui ma nüüd ühendaksin oma järjest niimoodi need voltmeetris, nende näidud oleksid mingid väärtused ja nende summa oleks kogu nende summa, eks. Ja siis mida rohkem ma jadamisi ühendan, seda suurem on meil summaarne takistus. Kõik. Kui meil on rööpühendus, siis rööpühenduse puhul meil on kuskil hargnemispunkt, eks. Ja läbi sealt meil vool jaguneb, nagu võib võrrelda voolava vedelikuga. Et siseneb mingi vooluväärtus ja siis läheb osadeks. Siia läheb mingi üks osa, teine, kolmas osa. Kui on neid takisteid rohkem, 10, 100, siis neid osi on ka rohkem. Ja väljub aga täpselt sama palju voolu, mis läheb sisse. Ehk siis jällegi meil laengu kadu ei toimu. Ehk siis voolude summa on meil kogu vool, nii enne kui ka pärast. Pinge on neil sama, kuna kõik asuvad ühe, kahe ja sama punkti vahel. Ja siis mida rohkem ma nüüd rööbidi ühendan takisteid, seda väiksem on meil summaarne takistus. Me arvutasime, et kui mul on 10 oomi, siis on see tegelikult läheb 10 korda väiksemaks, üks kümnendik pluss üks kümnendik ja nii edasi on tegelikult 10 korda väiksem. Eks. Okei. Ja nüüd vaatame, kuidas ma seda kasutan siis, kui ma lahendan ülesandeid. Eks. Nii, võtame need kõik märkused ära, et neil on nüüd esimene ülesanne, kus mul oli vaja nüüd meil oli antud skeem, eks, ja nüüd oli küsimus, kui suur vool läbib iga takistit ja kui suur on potentsiaalide vahe, kui suur on potentsiaalide vahe igal takistusele punktide A ja B vahel. Selleks, et aru saada, kus on milline ühendus, on parem teha selle skeemi klassikaliseks skeemiks. Et siis selleks, kui ma ei ole kindel, siis ma alati soovitan seda teha. Klassikaline tähendab, et mul tuleb kõigepealt punkt A või siis patarei mingi üks klemm ja sealt edasi ma vaatan, kuidas need voolud siin liiguvad. Nii, et kõigepealt peale punkti A meil on siis esimene takistus R4. Peale seda me praegu jätame voltmeetri välja esialgu, ehk seda voltmeetrit nagu poleks, sest ta on mõõtarist, mitte see tarbija, mida meil vaja nüüd arvutada, eks. Et siis peale seda on meil hargnemispunkt, eks. Selle ma joonistan siis ka, eks. Ja sealt mul läheb 8 osaks, R1 ja R2. R1 ja R2, eks. Nüüd see hargnemispunkt on siis siin, eks. Ja peale seda need voolud lähevad kokku. Seal on see teine punkt, eks. Ja peale seda on meil mis asi? Meil on R3 ja punkt B. Kõik. Siis ma lisan ka voltmeetri, et siis ma teen selle nüüd rohelist värvi, kollast värvi, et oleks nagu näha, et on tegelikult seal see, millega ma hetkel ei pea arvestama, aga kuskil seal on see mul olemas. Ta on natuke enne rohelist hargnemispunkti, aga tegelikult see, et on seal natuke enne, see ei mõjuta midagi, sest et pingelangust meil nüüd juhtmetele ei toimu, et nende takistus on niivõrd väike, et nad tegelikult ei tarbi eriti seda voolu, eks. Nüüd on kõige mugavam joonistada kõige andmed siia pildi peale, et siis mul on parem ja kõike näha. Nii, mul on antud, et voltmeetri näit on 60 volti. Mul on antud, et R1 on 60 oomi. Mul on antud, et R2 on ka 60 oomi. Mul on antud, et R3 on 15 ja R4 on 10.
Ja nüüd küsitud on voolu tugevus läbi igat takistit, leida siis vaja potentsiaalide vahe igal takistusel, punktide A ja B vahel ja ka kogu takistus ja. Ehk mul praegu antud selline nagu näite ülesanne, kus vaja iga asi välja arvutada, eks, et nüüd igal takistusel vool ja pinge, kogu vool ja kogu takistus, eks. Et siis ma esialgu valmistan ette nii-öelda need kohad, kuhu ma hakkan kirjutama, et mul on nüüd kõike voolusid vaja, I1, I2, I3 ja I4 ja ka I summa, eks. Siis mul vaja kõike pingesid, siis U1, U2, U3, U4 ja U summa ja siis vaja ka R summa. Nii. R summa jätame lõpupoole, vaatame praegu siis seda skeemi, mis meil on ja seda, mida me juba teame. Et meil on antud praegu voltmeetri näit ja see voltmeeter asub kus kohas? Ta asub meil nüüd punktide, millega nüüd rööbiti on ühendatud. Ta on ühendatud rööbiti R1 ja R2-ga, eks. Ja ma tean, kui ta on ühendatud rööbiti takistitega, siis on täpselt sama, mis me siin näeme, on ju. Et siis ta näitab, millist pinget. Nendest summaarset pinget ja ka pinget eraldi igaühel. Ja siis, kui ma vaatan praegu seda, siis ma võin öelda, et antud juhul see on pinge 1 ja 2. Ehk siis ma tean seda, et see 60 volti on tegelikult U1 ja U2, et need on meil antud nii-öelda. Nii, edasi, kui ma tean pinget, mida ma saan edasi välja arvutada? Ma tean sellist vahvat valemit nagu Ohmi seadus, mis ütleb meile, et I võrdub U jagatud R. Ja põhimõtteliselt see ütleb meil seda, et kui ma siit tean vähemalt kahte asja, pinget ja takistust, siis ma alati saan kolmandat, voolutugevust. Või vastupidi, kui ma tean voolutugevust ja takistust, siis ma saan pinget ja nii edasi, eks. Et antud juhul ma võin välja arvutada voolutugevust, on ju, I1, I2. Et siis see võrdub U1 jagatud R1. U1 on meil 60, R1 on meil 60, et siis see vool tuleb meil 1 amper, on ju. Täpselt sama ma võin arvutada I2, U2 jagatud R2, antud juhul need on võrdsed, et siis ongi sama 60 jagatud 60 on meil täpselt sama 1 amper. Nii, et ma panen ka selle siia praegu skeemile, et oleks nagu näha 1 amper ja siia läheb 1, natuke valesti panin kirja, on ju, et siia läheb 1 amper ja siia läheb 1 amper. Nii, aga mida see tähendab edasi, et mida ma võin, millist suurust ma siin võin nagu edasi lugeda. Kui hargnemispunktist väljub 1 + 1 vool, siis palju sisse läheb? Muidugi 2. Ja väljub palju? Muidugi 2. Ega muud varianti polegi. Et siis ma võin kirjutada siia tabelisse, mis ma nüüd valmistasin, on ju, ma võin lisada, et I3 võrdub I1 + I2 võrdub 2 amprit. Täpselt sama on I4 kohta. See võrdub I1 + I2 võrdub 2 amprit. Eks, et natuke liigutan neid siin, et nad ei segaks, on ju. Nii, okei. Mis edasi? Ja see tegelikult, kui ma nüüd tuletan jällegi meelde seda meil nüüd antud juhul jadaühendust, on ju, sest mida ma siit näen, et praegu mul on, ma võin näidata, et R4, mul on jada, mis ühendatud nii-öelda R1-2-ga, mis on omavahel siis rööbiti ühendatud ja jada, mis R3-ga, on ju. Et meil on praegu nende vahel jadaühendus ja jadaühenduse puhul meil on siis mis asi? Meil on voolud võrdsed summaarse vooluga. Et siis summaarne vool ongi see sama I4 ja I3. Eks, et siis I summa on meil seesama 2 amprit. Ja kuna me nüüd siit teame neid asju, eks, siis ma siit saan edasi ka pingeväärtused. Ja pinged on meil vastavad I korda takistus. Et siis U3 on meil I3 korda R3, et mitte suvaline vool, mitte suvaline või mingi summaarne takistus, aga konkreetselt 3 ja 3, on ju.
et I3 on meil 2, R3 on meil 15, sest kokku annab meil 30 volti, eks. U4 on meil I4 korda R4, et siis kokku see annab palju? 2 amprit korda R4 oli meil 10 ohmi, annab meil 20 volti. Ja nüüd summa, kust ma saan pinget, summaarset pinget. Et kui ma võin siia lisada nüüd, mis me leidsime. Me leidsime, et nüüd voltmeeter näitab 60 volti, R4-l oli meil pinge 20 volti, on ju, ja siin oli meil palju 30 volti, on ju, selles osas. Ja mis ütleb meil jadeühenduse see valem? See annab meile seda, et kui meil on jadeühenduspinged, meil liituvad. Mis on üks levinud viga, et võetakse seda keskmist osa 2 korda topelt, nagu seda 60 volti nagu topelt. Seda peab tegema, kuna me näeme, et nad on omavahel rööbiti, ja siis see pinge 60 on nagu meil 1 kord. Aga siia võib kirjutada, et see on siis pinge U pluss pinge võin kirjutada nii, et see on siis U12 pluss U3. Ja kokku annab meil siis see palju 20 pluss 60 pluss 30. Kokku on meil siis 110 volti. Kõik. Nüüd on jäänud R-summa. Nagu siit juba näha on ja meil on 1-2 rööbiti, 3, 1-2 ja 3 on meil siis jadamisi. Et ma võin nüüd siia lisada, et nüüd R-summa on meil jadamisi ühendatud R1 pluss, mitte R1, aga R4, nüüd ma panen nii, et oleks näha ka see skeem, pluss R1-2 pluss R3. Kus R1-2 omavahel on mis asi? On 1 jagatud R1 pluss 1 jagatud R2, eks. Seda võib kirjutada ka ühe valemina, aga kuna see on 1 no siis kirjutamegi. Nii, arvutame. R4 on meil 10 pluss 1 jagatud 60 pluss 1 jagatud 60 astmes miinus 1 pluss 15. Nii, 10 pluss 1 60 pluss 1 60 on 2 60 ja nüüd pööran ümber on 60 jagatud 2 pluss 15. Et see annab meil siis 10 pluss 30 pluss 15. See kokku annab meil siis 55 ohmi. On meil siis R-summa on meil 55 ohmi, eks. Okei, aga nüüd ma saaks selle summaarse voolu ja summaarse pinget me peaksin saama ka läbi R-summa. Et antud juhul ma leidsin summaarse takistuse ja nüüd ma tean, et kogu vool on meil 2 amprit, et palju on siis U-summa? Et U-summa on meil siis I-summa korda R-summa. I-summa oli meil 2, takistus on meil 55, seesama 110 volti. Eks. Kuidas veel oli võimalik saada seda R-summat? R-summat oli võimalik ka väga lihtsasti, kuna mul on nüüd teada kõik pinget ja kõik voolud, ma võiks välja arvutada, et R-summa on meil mis asi? U jagatud vool. Enne ma olen leidnud, et kogu pinge on meil 110 ja kogu vool on meil 2, et siit tuleb see sama 55 ohmi, et me ei pidanud praegu arvutama läbi takistuste, läbi skeemi, aga võiksin kätte saada ka läbi juba nende arvutatud tulemusi. Et kuidagi nii see siis käib ja ma loodan, et te saite sellest ülesandest aru ja et ei ole, tihti on ülesanded, kus on lihtsalt on mingid antud väärtused ja küsitud on näiteks kuskil ühes kohas vool. Et mitte nii nagu praegu me leidsime igas takistis vool ja pinget. Aga siis te näete juba siit, et tegelikult läbi teiste väärtuste ma võin leida igas takistis kas vool või pinget vastavalt, mis mul vaja on. Eks? Aga nüüd proovige ka ise midagi.